Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Tere taas, eetrisse läheb liiklussaate Roolivõim ja vaatame siis, millest meil täna juttu tuleb. Mina räägin teile aga ühest vidinast, mis peaks peletama loomad teie auto eest ära. Vot niimoodi, selline ohtlik aeg on praegu, hästi palju on kõikide metsloomade laipu tee ääres ja neid liiklusõnnetusegi on toimunud ja me võtame tänasesse saatesse eksperdi kommentaari, kes siis räägib, millest see tingitud on, kuidas seda vältida ja siis see imevidin, eks siis Kairiva lähemalt räägib, millest juttu. Meie koduvideo konkurss on toonud ootamatult head tagasisidet. Me oleme sunnitud juba tegema valikuid, milliseid koduvideoid me teile näitame ja loomulikult on saates ka spetsialisti nõuanded ja kindlustuse kommentaarid. Alustame aga nagu ikka kurvema poole pealt ehk siis möödunud nädala liiklusõnnetused, mis küll tõsi salata, üks nendest nii väga õnnetu, pigem naljakas hoopis näib. Roolivõimu kaamera sattus siin sellise liiklusõnnetuse peale ja polegi ju eriti midagi, natukene siin külg sees, selles mõttes viga keegi ei saanud, aga kogu Tallinna trammiliiklus seisab suunalt siis kesklinna poole Pärnu maantee poolt. Selle nähtava avarii eripäraks on see, et kui tavaliselt liiklusõnnetus, kus on seotud tramm, siis alati jääb süüdlaseks teine pool. Kuid nagu näha, tuleb ette ka selliseid liiklusõnnetusi, kus alati trammil õigus pole. Nimelt antud situatsioonis jäi lõpuks õigeks naisterahvas, kuna tramm sõitis tema autole otsa sel hetkel, kui auto seisis. See aga on liikluseeskirjade järgi tõlgendatav täpselt niimoodi, et sedapuhku jäi süüdlaseks trammijuht. Asi muutus aga sedavõrd naljakaks, et juurde kogunenud kodanikud pidasid ennast juba mõned ka trammijuhiks ehk liigne visatud napsupits oli siin oma osa teinud. Mida? Tou käis või? Mis sa teisad siin keset teed? Trammi peal oli? Ei, eita. Не рубали. Что стоит здесь? На трамвае был? Трамвай. Trammijuht vist? Trammijuht? Lõpuks aru saades, et ta pole siiski trammijuht ega taha ka selleks arvatavasti kunagi saada, istus kodanik rahulikult peatusesse, kus kullipilgul edasisi sündmusi jälgis. Murelik oli veel üks kena pühapäeva nautiv härra, kes muretses trammis istuvate inimeste pärast. Tahad trammi peale saada, aga tramm ei sõida? Ei sõida, kumbki sõida. Ei 2 ja 3 ei ole midagi. Ei saagi koju? Ei, koju saab, edasi tagasi, oleneb kumma kodu. Aga ma ei tea, kuhu poole te sõita tahate? Aga kus te pakute? Ma ei tea, kui te trammijuhiga suhtlete, kelle otsa sinna poole. Ei, ma sellepärast, et jäävad seisma ja inimesed jäävadki niimoodi nagu külmutusse. See teeb muret? Jaa, teil ole muret. On korraliku kodaniku kohus ongi muretseda selliste asjade peale. Oota muigamise peale juba päris hästi läheb. Kui kõvad mehed on tavalised inimesed autoroolist rallirajal. Enamus avariisid tänavatel on põhjustatud valest kiiruse valikust ja enda võimet ülehindamisest. Looduse poolt on aga väga vähestele antud rallisõitja omadused, kuid ka nemad vajavad pidevat treeningut, et tasemel olla. Järgnevaga üritame kas siis tõestada või ümber lükata väidet, et inimene tänavalt autoroolist ei saa hakkama rallitingimustes. Mis auto meile siis ette valmistati? Tegemist on nii-öelda, kui inimene tänavalt tuleb, siis tegelikult tänavaversiooni tagaveoliste autodega, aga mille turvavarustus on täielikult vastab nii-öelda võistlusralli nõuetele kõik. Rehvid, värgid? Rehvid on võistlusrehvid, mis on ainult vedrustus on tehtud sportlikumaks, et see annab nagu juhitavusele tunduvalt rohkem juurde. Koht sai meil valitud ideaalne rallikatseks, Laitse rallipark. Inimesed, kes seal tegelevad, pole mitte ükskõiksed ohutu liiklemise suhtes. Ma saan aru, et teie nagu Laitse pargi põhiülesanne polegi siin mingi spordivõistluste korraldamine, vaid see teemade ring, mis siia kokku kuhjub, on hoopis laiem.
Jah, eks see mõte on algusega võrreldes tunduvalt suuremaks kerinud ja neid teemasid on ka rohkemaks tulnud, et kui kunagi oli tõesti niisugune motokrossi või autokrossi treeningrada teha kuskil, et vennasega koos teeme, et oleks mingi koht, kus harjutada enne võistlusi. Tänaseks nüüd siis 4-5 aastat hiljem on siin tõesti juba vaadata, et 2 käe näppudel neid teemasid enam ära ei loegi, et on tunduvalt rohkem. Kuhu see liiklusohutus mahub? Tegelikult eks ta hõlmab kogu seda üritust, et meie moto on ka ära rallita tänaval, tule tee seda meil, et rullnokkad, eks, aga on ka päris soliidsed härrasmehi, kes armastavad tänavatel kiiresti sõita, et teha seda turvaliselt kuskil suletud territooriumil kõigi jaoks turvaliselt. Kuidas nad hakkama saavad? Selles mõttes teil on ju kogemused juba olemas. Paraku ongi naljakas see, et ei saa, eks, et väga lihtne on kihutada Tallinn-Tartu maanteel 2 sotiga, eks ju, aga kui tulla siia tehniliselt keerukale rajale, eks ju, kus sa pead teatud kiirusega läbima kurve võib-olla külge ees ja nii edasi, siis paraku enamus ei saa sellega hakkama. Selles mõttes, mida peab inimene tegema, kes on otsustanud nüüd, et ta tahab natukene õppida ka sõitma ralli tingimustes, et kuidas see välja hakkab nägema, et annate ise auto, kuidas seda aega kinni panna ja nii edasi, kuidas see käib logistiliselt? Üldjuhul, kellel huvi on, eelnevalt oleks ikkagi soovitav broneerida aeg, sest paraku kõik ajad ei ole vabad, et üsna tihti on nädalavahetustest, eriti on võistluste peaks kinni. Aga kui aeg on broneeritud, seltskond tuleb kohale, meil on olemas müügiinimene, kes teeb nendele vastava instruktaaži. Kui nüüd keegi soovib päris niisugust tõsisemat juba rallikoolitust väljaõpet, on ka see võimalik, kuigi meil täna veel otseselt niisugust gruppi ei ole kokku pandud, aga üksiküritajatel on seda lühikoolitust ka tehtud. Instruktaaž tehtud, põhimõtteliselt võiks rajale minna. See tähendab seda, et on veel 2 tingimust, peavad olema juhiload ja kindlasti ei tohi olla alkoholijoobes. Et see on meil absoluutne. Ning lõpuks meie meeskond. Reporter Raivo pole varem rallisituatsioonis autoroolis olnud, seega kogemus 0. Olav, tõsi, kes küll aastaid rallimaailmas keerelnud, kuid seda vaid esialgu kaardilugeja rollis. Mul oli mingi periood kusagil 10 aastat tagasi, kui ma tegin kõvasti jäärajad trenni ja käisin ka pisteliselt võistlustel, aga tegelikult ega ei tagaveolise, esiveolise või 4-veolise autoga niimoodi sõitjana ma ei olegi sellest ajast peale kätt harjutanud. Mirja, kes esindab meil naisautojuhte, temal samuti igasugune varem rallikogemus puudub. Tänavasituatsioonides oled siiamaani ilusti hakkama saanud? Jaa. Kui kaua autojuht juba oled? Ma arvan, et kuskil 7 aastat. Mis nagu esimene pilk ütleb sellele rajale, sellele autole, et sõidad sa selle ilusti ja kiiresti läbi? See kõik tundub praegu väga kole, ma ei tea, kas ma üldse oskangi sellise autoga sõita. Ning lõpuks professionaal Margus, kes on tegev rallipiloot ja kelle ettesõidetud aeg saab olema meile eesmärgiks ületada. Siin oleks väga hea treenida, sellepärast, et siin on näha, et kummivilinal ära minna ei võida aega, vaid pigem hoopis kaotab. Ja mida rohkem külge ees libistada ja piroetitada, seda aeglasemalt finišisse jõuab. Start on antud ja esimesena sõidabki ajahetja Margus. Tundub, et selle aja ületamisega saame hakkama kõik, mis see siis ära ei ole. Olav on kohe teisena rajal. Millegipärast aga 15 sekundit aeglasem. Kas Olav vajutas liiga kõvasti? Ma arvan, et ma ei vajutanud julgemini, kui vastupidi, et praegu ajavahed lähevad nii suureks siin just sellepärast, et ei maksa ilmtingimata minna põrutama, et siin läbi selle muda ja vee tuleb lihtsalt vaikselt ära ujuda ja ega me mõisa peale keegi ei sõitnud. Nüüd on reporteri kord ja kurb tõsiasi selgub juba esimeses kurvis. Jube libe on ja ei saa üldse aru, kuidas sellisel teel natuke suuremal kiirusel autot üldse paigal saab hoida. 2-kilomeetrise ringi peale koguneb kaotust nii Margusele kui ka Olafile kenasti. Viimasena läheb starti Mirja, kes samuti ilusti auto finišisse saab. Kui ma vaatan neid aegu, mina kaotan Margusele umbes sama palju kui sina mulle ja Mirja kaotab omakorda sulle sama palju, nii et kõik on täpselt nagu enam-vähem loogilises reas, aga just, et siin see raju kütmine ei aita mitte midagi, et siin peab natukene mõtlema selle auto
ja tee katte peale, et Margusele oleks võinud vähem kaotada. Väga huvitav kogemus oli. Tohutult libe, millega ma ei osanud arvestada ja see, et käed peavad kogu aeg käima. Aga samas, et need õpetused ikkagi toimisid. Ja. Anti sulle selline, ütleme, väike koolitus enne sõitu? No, õige pisut küll, jah. Et muidu vist ei oleks küll läbi tulnud sellest. No, tänavasõiduauto võrreldes ralliautoga on muidugi erinev ja sellepärast tuleb alati ka arvesse võtta, et kui rahvas vaatab rallit, siis ei ole mõtetki minna metsa vahele kihutama ega samad kiirust üritada saama, sest autod on nii palju erinevad. Reporteri arvates võttis Margus teema kokku küllaltki põhjalikult, polegi midagi lisada. Tuleb lihtsalt meeles pidada, et linnatänavatel ja maanteedel kehtestatud kiiruspiirangud on jälgimiseks ja vähene sõidukogemus karistatakse kohe kiirusületamise puhul avariiga ära. Kui isu aga kõvasti pedaali tallata, siis võib laitsesse tulla ja kinnisel rajal oma võimed proovile panna küll. Me oleme siin kokku lugenud sellise, ütleme siis sportlikuma poole. Seotud on vist kõik siin selliste sportlike asjadega, aga lisaks majutused ja kõik muu, nagu ma aru saan. Otse loomulikult Laitse rallipargis on võimalus eeskätt lihtsalt sporti teha ja firmadel läbi viia firmaüritusi. Alustada võib töisest koosolekust, mis võib jätkuda spordi meelelahutusega autoralli rajal või meie motokrossi rajal ning õhtu võib kulmineeruda meie puhkemajades. Vanad autod, mis tähtsus või osakaal nendel siin on nad ilupärast väljas? Aga uunikautodega on võimalus korraldada lustisõite kõikidel inimestel. Kas pulmasõidud, lustisõidud või neid lihtsalt meie Laitse ralliparki vaatama tulla. Neid asju, ma saan aru, mida te siin pakute, on päris palju, et see info tuleb kuskilt üles otsida. Info on eeskätt saadaval meie koduleheküljel laitserallipark.ee, võib helistada, kõik kontaktid on seal nähtaval. Kas seda muret ei ole, et ajad on juba kinni, et selles mõttes on teil järjekorrad pikad? Nädalavahetused on üldjuhul broneeritud kas siis rallivõistlustega või kliendiüritustega. Kuid nädala sees leiame ikka mõne aja, et saaksite tulla sõita. No rall tuleb varsti peale, loodame, mina kui suusataja loodan, et tuleb ka lund, et jääb teil siin elu seisma sel perioodil. Kindlasti mitte. Talvel on meil pakkuda jäärada, kui vähegi külma peab ning sõita saab igal aastaajal. Ma saan aru, et siin on tulemas juba järgmisel nädalavahetusel päris tähtsad üritused teil. Jah, meil on nüüd järgmine pühapäev. Mis kuupäev see on siis? 14. 14. september on rahvasprint. See on sõidulaadi ülitus, kus üldiselt võistlejaid on palju, aga publikut on vähe. Aga rallikrossid on kohe järgi. See on siis 20. september Vasalemma rallikross, mis on meie organiseerida ja 27. rallikross, viimane etapp, siis ongi meil Laitse rallipargis. Vasalemma rallikross eeldab ka publikut ikka natuke rohkem. Eks seal on juba pikad traditsioonid ja see koht on kõigile teada. Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Nüüd siis, head roolivõimu vaatajad, järgnemas loos räägime teile natukene lähemalt sellest, kuidas on üles ehitatud siis Easy kindlustuse kodulehekülg, kuidas saab sealt otse neid kindlustusi tellida ning mida uut on EasyNetil pakkuda, ehk siis EasyNet on see Easy kindlustuse koduaadress ja seal on olemas ka üks väga põnev uus kliendileht, nii et tegelikult käivad nüüd asjad nii, kui teile kiirustades ja lihtsalt ette ära öelda, et kodust laua tagant tõusmata saate endale tellida autoliikluskindlustuse, vaadata oma arveid, oma kõiki tegevusi selle kindlustusfirmaga ja nii edasi, aga lähemalt juba siis spetsialist räägib teile ise. Kliendil on võimalus Easy kindlustusmaakleri koduleheküljelt tellida liikluskindlustuse ja kaskopoliise. Võimalik on ise arvutada hinnad,
teha endale kindlustuspakkumine, maksta selle järgi internetipangas kindlustusmakse ja poliisi saadame siis juba soovitult kas e-mailile või postiga koju. Ma saan tegelikult aru niimoodi, et kui on asjal vahendaja, siis tähendab see, et see võtab oma vahendustasu ja sind läheb kallimaks. Teie puhul on see nagu vastupidi, et kui inimene läheks nüüd ise tegema kuskile liikluskindlustust, siis nii head hinda kui teie juures ta kahjuks vist ei saa. Võib ka saada, aga ta näeb rohkem vaeva, sest ta peab iga kindlustusseltsi poole eraldi pöörduma. Aga kui tulla meie koduleheküljele, siis on võimalik kõik hinnad saada korraga kätte ja nii on palju vähem ajakulu. Kuidas see protsess iseenesest töötab, et nagu ütlebki lihttutvustus siis interneti baasil järelikult oma arvutit, internetiühendust ja siis võib hakata nagu otsast pihta? Just nii. Hea on ka omada internetipanga koode või krediitkaarti, et makse saaks laekuda. Muidu on jälle ajakulukam kui minna panka. Nii, läheme siis interneti leheküljele, mis aadressile, mis hakkab edasi toimuma? Edasi tuleks valida liiklus, sõiduki kohustuslik liikluskindlustus. Sinna tuleks sisestada sõiduki registreerimistunnistuselt korrektsed andmed. Tuleks valida soovitav poliisi kuupäev. Kui see on esimesel võimalusel, siis vormistatakse poliis eelisjärjekorras ja garanteerime siiski poliisi kohale toimetamise ja vormistamise 2 tööpäeva jooksul, juhul kui peaks tekkima probleeme. Ja loomulikult võiks valida poliisi kättesaamise viisiks e-maili, sest see on kõige kiirem viis, kuigi me teavitame ka SMS-iga, kui poliis on vormist. Kõikide kindlustusseltside vahel, mis siis Eestis kindlustusteenust pakuvad, on see valikuvõimalus siis kliendil olemas. Kas ta näeb neid kõiki või ta näeb ainult kõige odavamat pakkumist? Ta näeb neid kõiki, mida Easy kindlustusmaakler vahendab. Ja neid samu pakkumisi siis ka kõiki vahetult seal internetileheküljel? Just. Kõik see on tehtud, raha tuleb ka sellest maksta, mingisugune summa, kuidas see käib? Raha saab maksta sisenedes internetipanka või siis krediitkaardiga. Mis uut on? Alati võib ka seda küsida. Suvest alates on klientide tungival soovil avatud meil ka kliendikeskkond internetis Minu Easy, kuhu on võimalik sisse logida kasutades internetipanga koode, ID-kaardiga või mobiili-ID-ga. Ja seal on ülevaade kõikidest kehtinud ja kehtivatest kindlustuslepingutest, liikluskindlustuspakkumistest ja arvetest. Arveid ja pakkumise on võimalik avada ja nende alusel ka ülekandeid teha. Oma kontaktandmeid saab seal parandada ja samuti muuta ennast e-kirja kliendiks või siis posti kliendiks. Ehk siis kuidas me edaspidi saadame kõik dokumendid. Viimasel ajal on väga palju liiklusõnnetusi juhtunud just loomadega, et kas tõesti on loomi rohkem või lihtsalt räägitakse sellest palju? Jooksis siis Mitsubishi Pojerole ette rebane, juht ehmus sellest, püüdis säästa looma ja temast mööda sõita, kuid kahjuks kaotas selle tagajärjel juhitavuse ja kaldus teelt välja ja rullus üle katusse. Politseile teadaolevatel andmetel oli 2 reisijat autos, juht, kelleks osutus naisterahvas, lõigati autost välja. Hetkel on haiglas üliraskes seisundis ja meesterahvas, kes on välismaa kodanik, on ka haiglas hetkel, kuid õnneks on tal kerged kehavigastused. No ühelt poolt kindlasti on loomi ka palju, sest et Eestis on loomapopulatsioonid kasvanud väga suureks. Teiselt poolt jälle on meie liiklus ka kasvanud, et liiklussagedused on väga suureks kasvanud ja võib-olla ka see, et meie teed on paremad ja juhid sõidavad ka pisut kiiremini. Seda on teada, et kevadeti on palju loomi teil, et inimesed teavad ettevaatlikud olla, aga kas sügisel, mis siis saab? Sügisel on see lugu, et näiteks suurulukil põdral on jooksuaeg, mis muudab tema käitumise ettearvamatuks ja teiselt poolt on ka jahihooaeg, mis sunnib loomad liikuma ja ajab nad ärevusse. No, mina soovitaksin ikkagi säilitada seda külma närvi ja kiirust vähendada, aga otsasõit, kui see on vältimatu, ega siin midagi teha ei ole, et siiski tuleb väiksemate kaotustega nagu sellest olukorrast välja tulla, et külm närv on kõige tähtsam selle asja juures. Kui ongi juhtunud õnnetus loomaga, mis siis edasi tegema peab? Tuleks eristada, kas on juhtunud õnnetus suurulukiga, mille puhul tuleks teada anda sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313
või siis väikeuluki puhul Maanteeinfokeskusesse numbril 1510. Praegust on palju liikvel noorrebaseid ja kährikuid ja kindlasti on oma mõju avaldanud ka see, et Eestis käib aktiivne väikekiskjate vaktsineerimine marutõve vastu, mis kindlasti nende populatsioonile mõjub neid kasvatavalt. On väga palju räägitud sellist imevidinatest, mis saab auto külge panna, mis pidi vilisema niimoodi, et loomad ei pidanud tee peale jooksma, et olete kuulnud sellest midagi? Tõepoolest, nii autokauplused kui ka näiteks meil Ergokindlustus on välja käinud sellise meetodi, et autodele paigaldada viled, põdraviled, mis peaksid siis kõrgsagedusheli abil loomad tee pealt eemale hoidma. Kahjuks aga selle kohta teaduslikke põhjendusi ei ole ja see on nii-öelda ainult lootus, et need tõsiselt ka töötavad. Kuhu see vile käib? Vile tuleb paigaldada autole sellise koha peale, kus ta oleks avatud nii-öelda sellele vastutulevale õhule, ehk siis õhk peab temast läbi liikuma ja soovitavalt kas siis kuhugile alla, mitte eriti nähtavale kohale, aga kindlasti õhk peab vilest läbi liikuma. Ja pakendil on ka juhised, kuidas seda paigaldada. Korrake siis üle need ajad, millal siis autojuht peab tähelepanelik olema? Ma arvan, et autojuht peaks tähelepanelik olema kogu aeg ja sesoonselt võib olla siis kevadel pisut tähelepanelikum ja kindlasti sügisel, kui on jahihooaeg ja liiguvad põdrad ringi. Ja võib-olla ööpäevaringselt, kui me vaatame ööpäevaringselt, siis hommikutundidel ja õhtul päikeseloojangu ajal on loomade aktiivsus kõige suurem. Kuulutasime eelmises saates välja koduvideode konkurssi ja neid on tulnud praeguseks hetkeks juba, ütleme päris arvestatav hulk, kuid nagu me lubasime, siis me iga nädal valime välja selle koduvideo, mis meile kõige rohkem silma jäi ning aasta lõpuks siis nende videote vahel me loosime siis välja võitja. Me ei hakka nüüd tegema sellist žüriid, et istume maha ja kõik oleme suured kinorežissöörid ja otsustame, milline parem on, vaid võtame tõesti iga nädala parima koduvideo ja siis nende vahel loosime välja rahalise auhinna. Kuidas see täpsemalt kõik toimuma hakkab, see selgub veel meie hooaja jooksul, kuid selge on see, et esimene nominant ehk siis väljavalitu on kohe teie ees. Selline oli siis meie tänane liiklussaate Roolivõim ja meil on jätkuvalt ka auhinnamäng ja Alkomeeter on auhinnaks. Küsimus tuleb siit. Mis on selle koha nimi, kus saab ralli tingimustes oma võimeid proovile panna? Just see, kus me siis Olav Suudri ja Margus Remmakuga ning ühe kena naisterahvaga käisime siis enda võimeid proovile panemas ja nagu te saate loost nägitegi, ega see nii lihtne olegi. Meie kohtume teiega taas juba täpselt nädala pärast. Seniks head ja turvalist liiklemist, kuid tuletan teile veel kord meelde, et meil on käimas ka videokonkurss, mille parimad siis saavad aasta lõpus auhinnatud ja auhinnaks on rahaline preemia, nii et saatke aga julgesti. Roolivõimu kodulehelt suunatakse siis teid juba täpsemalt, kuhu neid saata ja mismoodi täpselt toimida. Ohutut ja turvalist liiklemist veel kord, me kohtume taas täpselt nädala pärast. Probleemid hoiab ära kvaliteet Alkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com.